Ja sõber, täna vaatleme teise kohtumõistja Ehudi tegevust. Ehudi loo keskmes on üks piibli kõige kummalisemaid sündmusi. Sündmus, mis tekitab kaasaegses inimeses ja igas kristlases väga vastakaid tundeid. Kuid kuulakem kõigepealt lugu originaalis, et saaksime sügavamalt mõelda, millega meil siin tegu on. See on kohtumõistjate 3. peatükk 12. kuni 30. salmini. Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli issanda silmis. Ja issand julgustas Moabi kuningat Eglonit Iisraeli vastu. Sellepärast, et nad olid teinud kurja issanda silmis. Ja tema kogus enese juurde ammonlased ja amalekid ja läks ning lõi Iisraeli ja nad vallutasid palmide linna. Ja Iisraeli lapsed orjasid Moabi kuningat Eglonit 18 aastat. Siis Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole ja issand tõstis neile päästjaks Ehudi keerapoja benjaminlase, vasakukäelise mehe. Kui Iisraeli lapsed saatsid temaga Anni Moabi kuningale Eglonile, siis Ehud valmistas enesele 2-teralise mõõga, küünarpika ja pani selle vööle riiete alla oma paremale puusale. Ja ta viis Anni Eglonile, Moabi kuningale. Ja Eglon oli väga paks mees. Kui and oli tervenisti üle antud, siis ta saatis ära inimesed, kes andi olid kandnud. Ja ta ise pöördus tagasi Gilgalis olevate jumalakujude juurest ning ütles: kuningas, mul on sulle saladus rääkida. Ja Eglon vastas: tasa. Siis läksid kõik, kes ta juures seisid, tema juurest ära. Ehud tuli ta juurde, kui ta istus vilus ülakambris, mis tal oli omaette, ja Ehud ütles: mul on sinu jaoks Jumala sõna. Ta tõusis üles oma istmelt, aga Ehud sirutas oma vasaku käe, võttis mõõga oma paremalt puusalt ja torkas temale kõhtu. Ning et pidegi läks tera järel sisse ja rasv embas tera, sest ta ei tõmmanud mõõka tema kõhust välja. Seejärel väljus ta peidikust. Ehud läks eesruumi ja sulges ning riivistas enese järel ülakambri uksed. Ja kui ta oli väljunud, siis tulid sisse kuninga sulased ja vaatasid ja ennäe, ülakambri uksed olid suletud. Nad ütlesid, küllap ta toimetab vilus kambris oma asju. Ja nad ootasid, kuni neil hakkas häbi, aga vaata, keegi ei avanud ülakambri uksi. Siis tõid nad võtme ja avasid ja vaata, nende isand lamas surnuna maas. Ehud oli aga põgenenud, seni kui nad kõhklesid, ta oli möödunud Jumala kujudest ja pääsenud seirasse. Ja kui ta sinna jõudis, siis ta puhus sarve Efraimi mäestikus ja Iisraeli lapsed läksid koos temaga mäestikust alla nende ees. Ja ta ütles neile: järgnege mulle, sest issand annab teie vaenlased Moabit teie kätte. Ja nad läksid tema järel alla ning vallutasid Jordani koolmed, mis olid Moabi poole, ega lasknud üle mitte kedagi. Tol korral lõid nad Moabe maha ligi 10 000 meest. Kõik tublid ja tugevad mehed ja ainsadki ei pääsenud. Nõnda alistati Moab sel päeval Iisraeli käe alla ja maal oli rahu 80 aastat. Aamen. Hea sõber, tahtmatult kerkib meis kõigepealt küsimus, miks selline salamõrva lugu on üldse piiblisse sattunud. Ja mida see meile õpetab, kui Jumal kasutab ka moraalselt küsitavaid inimesi oma plaanides. Ehudi lugu ise algab meile tuntud mustriga.
mis kordub läbi Iisraeli ajaloo. Iisrael teeb seda, mis Jumala meelest on kuri ja selle karistuseks laseb juba neil 18 aastat sattuda Moabi kuninga Egloni rõhumise alla. Nimi Eglon tähendab sõna saanud pasikat või ümmargust. See sümboliseerib inimese ego valitsust. Kõik keerleb siin inimese omaenda huvide ja mugavuse ümber. Eglon on valitseja, kes nuumab end teiste arvelt. Tihti on meiegi elus mõni Eglon jutumärkides, mingi harjumus, sõltuvus või uhkus, mis on end meie südamesse mugavalt sisse seadnud. Me oleme selle rõhumisega isegi nagu harjunud ja siis me maksame talle aastast aastasse ikka lõivu. Mugavust nautiv patt ei ela sinus kunagi tasuta. See orjastab ja nõuab oma lõivu. Iisraeli rahval läks see olukord lõpuks niivõrd välja kannatamatuks, et nad hakkasid Jumala poole püüdma. Ja Jumal tõstis neile päästja, Ehudi. Piibel rõhutab seejuures üht detaili, ta oli vasakukäeline. Heebrea keelest tõlgituna võib see ka tähendada, et tema parem käsi oli nõrk. Pole kerge olla vasakukäeline maailmas, mis on loodud paremakäelistele. Kuid Ehudi eripära kujunes tema suurimaks eeliseks Egloni võimu kukutamisel. Ta valmistas lühikese kaheteralise mõõga, umbes küünra pikkuse pistoda ja peitis selle oma paremale puusale riiete alla. Valvurid otsisid tavaliselt relvi vasakult puusalt. Keegi ei oodanud nii-öelda seda valelt poolelt. See võiks meilegi olla õppetunniks. Jumal ei vaja sinu täiuslikkust, vaid sinu valmisolekut tema eesmärke täita. Sinu nõrkus võib olla just selleks asjaoluks, mis osutub sinu eeliseks. Ehud ei kopeerinud teisi, vaid kasutas relva nii, nagu see talle sobis. Kui sa oled kunagi tundnud, et sa ei sobi raami või et su puudused takistavad sind, siis see sõnum on just sulle. Aga nüüd läheb lugu põnevaks. Ehud läheb kuninga juurde ja pärast ametlikku andamite üleandmist ütles, mul on sulle salajane sõnum Jumalalt. Seepeale tõusis Eglon austusest sõnumi vastu püsti. Tema väline vagadus ei takistanud tal olla samas ka julm rõhuja ja just sellel välise vagaduse väljendamise hetkel tappis Ehud oma rahva rõhuja. See verine ja räpane hetk selles loos nagu vapustab meid. Aga tuletab meile samas ka meelde, kui ebamugav ja räpane võib olla võitlus meie enda patuse minaga. Vaimulikult vaadelduna tuletab see hetk samas meelde, et Jumala sõna nagu kaheterane mõõk, mis tungib läbi kõige paksema vale ja uhkuse. Patt ei ole kunagi abstraktne, see pesitseb keset sinu privaatse ülakambri eraldatust. Võit patu üle ei sünni diplomaatia, vaid otsustava tegutsemise kaudu. Pärast Egloni surma ja edukat põgenemist puhus Ehud sarve ja kutsus rahva võitlusse. Ta tulemuseks oli, et maa palistati ja maa sai rahu 80 aastat. See oli issanda võit vaenlase üle. Aga kuidas hinnata ikkagi selle loo keskmes olevat salamõrva? Selle loo moraalset küsitavust ei kata isegi vaimulik allegooria, mida olen kasutanud. Ilmselt just seetõttu ei iseloomusta ka pühakiri ise Ehudi salakavalat ja reetlikku teguviisi ühegi kiidusõnaga. Tekst ei ütle meile ka, et Jumala vaim tuli Ehudi peale
nagu ta ütleb teiste kohtumõistjate puhul. Samuti ei kirjeldata enam tema kohtumõistja tegevust. Jah, Eegut kargas Eglonile kallale nagu hunt oma saagile. Salamõrv kui selline polnud aga Jumala vaimust inspireeritud, vaid inimlikult planeeritud kaval rõhu ja kukutamise viis. Hea sõber, mis ka ei oleks, ära lase oma Eglonil end rõhuda. Hüüa issandat appi, arvesta sellega, et Jeesus Kristus on juba meie suurimadki vaenlased võitnud. Kui tunned end teistega võrreldes vasakukäelisena, siis meenuta Ehudit. Sinu suurim nõrkus võib Jumala kätes olla sinu suurima võidu eelduseks. Palu, et Jumala vaim sind selles võitluses juhiks. Aga järgmine kord räägime 3. kohtumõistjast, Samgarist. Seniks kohtumiseni.